Ja kell on saanud üks päeval. Tere päevast kõigile Eleringi veebiseminari kuulajatele ja vaatajatele. Aitäh, et olete meiega ühinenud. Õige pea saab sissejuhatuseks sõna Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, aga enne seda ma mõne sõnaga tutvustan tänast ajakava ja ka teemat. See veebiseminar on siis sissejuhatuseks detsembri keskpaigas toimuvale varustuskindluse konverentsile. Tänaseks teemaks on Eesti strateegiline reserv, mis on siis üheks võimalikuks meetmeks varustuskindluse tagamisel. Ja Eleringi energiaturu osakonna juhataja Erki Sapp tutvustab siis täna esmakordselt detailsemalt Eesti strateegilise reservi kontseptsiooni. Enne teda saab aga sõna Soome Energiaameti peadirektori asetäitja Antti Paananen. Soome on strateegilist reservi rakendanud juba üle 10 aasta ja selles ettekandes kuuleme siis nende kogemusest selle rakendamisel. Ja nagu öeldud, pärast seda avab Elering esmakordselt siis avaliku konsultatsiooni Eesti strateegilise reservi kontseptsiooni üle. Aga kuna täna on osaliselt töökeeleks ka inglise keel, siis ma lähen korraks selle peale üle. Good afternoon, everyone, and thank you for joining our webinar. In a few minutes, I'll give the floor to Elering's CEO, Taavi Veskimägi, but just before that, I'll give a slight overview of today's timeline and the topic. After the opening words from Taavi Veskimägi, we have a presentation by Antti Paananen, the Deputy Director General from the Finnish Energy Authority. Since Finland has been implementing the strategic reserve over 10 years now, they are going to share their experience with implementing it. After that, Elering's Energy Market Development Manager Erki Sapp is going to talk about the concept of Estonian strategic reserve. But first, the opening words from Taavi Veskimägi ja alustuseks anname siis sõna Eleringi juhatuse esimehele Taavi Veskimägile sissejuhatavateks sõnadeks. Tere pealelõunat, aasta on läinud kiirelt mööda ja jälle on käes aasta lõpp, kus me ka traditsiooniliselt Eleringi poolt tutvustame varustuskindluse aruannet järgmise 10 aasta kohta. Eelmisel aastal me tegime mitu webinari lisaks siis traditsioonilisele varustuskindluse aruande konverentsile. Sellel aastal küll lootsime, et me saame füüsiliselt kohtuda, aga kahjuks pandeemia siiski on jätnud oma jälje ja otsustasime ka sellel aastal mitte füüsiliselt ei webinari ega ka varustuskindluse konverentsi teha, vaid täpselt samamoodi siis üle veebi, aga peame kindlasti oluliseks seda, et me saaksime need varustuskindluse aruande teemad rääkida lahti ja võib-olla just eriti sellel aastal, kus lähtuvalt kõrgetest elektrihindadest on elektrituruga seonduvad teemad olnud aktuaalselt avalikus arutelus. Tahame kindlasti anda seda sõnumit, et elektri hind ei ole kuidagi varustuskindluse olukorda teinud halvemaks, pigem vastupidi, et vaadates vähemalt eelolevale talvele otsa, siis varustuskindluse olukord tegelikult on parem, et see elektri kõrge hind, mida me kõik oleme siin viimastel kuudel kogenud, on pigem sisendhindade hinnatõusust lähtuv kui siis sellest, et oleks riski varustuskindlusele kui sellisele. Aga sellest kõigest juba räägime pikemalt siis 14. detsembril eeldatavalt, kui on varustuskindluse konverents ja kus me aruannet ennast tutvustame kõigis tema siis sellises 4 osas, millest varustuskindlus koosneb, nii süsteemi, juhtimise, võrgu kui digitaalne võimekus, et tagada siis Eleringi missioon, hoida tuled põlemas ja kodud soojad ja kindlasti me teeme seda hästi selgelt väärtuste põhiselt, et ka selle aasta varustuskindluse aruanne vaatab varustuskindluse tagamist läbi siis selle, et me teeksime teda kliimaneutraalsel moel ja Eesti majanduse konkurentsivõimet toetavalt, et ilmselgelt
ka selle sama viimaste kuude debati valguses on tulnud esile, et kui olulised on ka energiapoliitikas igapäevaselt väärtused, et need valikud, mida me teeme, ei ole väärtuste vabad ja need ilmselgelt lähtuvad siis sellest visioonist, et varustuskindlus kliimaneutraalsel moel ja Eesti majanduse konkurentsivõimet toetavalt. Tahaksin kindlasti tänada ka siin sellel esimesel sissejuhataval webinaril kõiki varustuskindluse aruande tegijaid, et kuigi tähtaeg, millal Elering selle peab Konkurentsiametile esitama, on 15. detsember, aga aruanne on suures plaanis koos, et see on olnud kogu Eleringi maja ühistegevus, et väga paljud erinevad inimesed, erinevad struktuuriüksused on sellesse panustanud. Eelkõige tahaksin tuua esile energiaturgude osakonda, kes on meie majas varustuskindluse aruande omanik, koordineerides selle lõppdokumendi kokkupanemist, aga ka energiasüsteemi juhtimiskeskus, IT-osakond, küberturbe inimesed, energiasüsteemi planeerimise talitus, kolleegid, et kõigile kindlasti tahaks öelda siin suur aitäh ja loomulikult ka turuosalistele siis teie sisendi eest varustuskindluse aruandesse. Kui minna nüüd tänase konkreetse webinari juurde, siis me räägime täna Eesti strateegilise reservi kontseptsioonist, aga see ei ole mitte ajendatud sellest, et me näeksime kohe varsti avaldatava varustuskindluse aruandega probleemi, et me peaksime strateegilist reservi hakkama rakendama, et vastasel juhul ei suuda me täita sel aastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud varustuskindluse normi, vaid me tegelikult vaatame veidi pikemalt ette, et kui peaks selline probleem ilmnema, et ühel aastal varustuskindluse aruanne näitab, et meil on probleem, me ei suuda valitsuse poolt kehtestatud varustuskindluse normi täita, et siis me ei hakkaks mitte seda tööriista sepistama, vaid siis meil oleks see tööriist sahtlist võtta ja me saaksime seda koheselt rakendada, sest ilmselgelt varustuskindlusele ja ühe tema kõige olulisemale osisele süsteemi piisavusele ei saa sellist riski võtta, et kui peaks ilmnema probleem, me ei tea, mida teha. Et sellest lähtuvalt me kindlasti proovime nii strateegilise reservi kontseptsiooni kui teisalt ka siis riigiabi load potentsiaalselt selle rakendamiseks juba ette välja töötada ja kätte saada, et siis olla valmis kiiresti reageerima. Sellest lähtuvalt me oleme ka täna oma webinaril kutsunud rääkima Soome energiaregulaatori asejuhi Antti Paananeni, kes siis just räägib Soome pikaajalisest kogemusest strateegilise reservi rakendamisel, et see on olnud üks selline põhiline õppimise koht meie jaoks, meie enda strateegilise reservi disainimisel ja siis juba härra Antti Paananen selgitab pikemalt, et kuidas Soomes on seda tehtud ja kuidas nad on seda kasutanud. Ja siis Erki Sapp, meie enda energiaturgude osakonna juhataja, räägib meie enda strateegilise reservi, Eesti strateegilise reservi kontseptsiooni disainist ja nendest olulistest lähtekohtadest selle jaoks. Sellega tahaksingi soovida teile head webinari, olge head, küsige küsimusi, olge aktiivsed ja meie kohtume siis juba teiega varustuskindluse konverentsil eeldatavalt 14. detsembril. Aitäh!
ja aitäh Taavile nende sissejuhatavate sõnade eest ja nagu ta ka mainis, siis järgmisena räägib Soome kogemusest strateegilise reservi rakendamisel sealse Energiaameti peadirektori asetäitja Antti Paananen. Antti Paananenile saab esitada ka küsimusi. See võimalus on olemas videoakna all. Sinna saab siis küsimused sisse trükkida ja võimalusel palun sisestage siis nii ees- kui perekonnanimi. As mentioned, next we are going to hear about the implementation of the strategic reserve in Finland by Antti Paananen, who is the Deputy Director General of the Finnish Energy Authority. And you can also ask questions from him. You should be able to see the option right there on the website. And if you type in your question, please type also your first and last name, if possible. The floor is yours, Antti. Thank you. Unfortunately, it might see that my camera is on black, but I don't know where's the technical problem. But anyway, I'll try to go through our Finnish experience from the strategic reserves. And as I was introduced, my name is Antti Paananen. I'm a Deputy Director General at the Finnish Energy Authority, and I'm responsible for electricity and gas markets. Next slide. In my presentation, I will touch upon first experience from our current strategic reserve system, then some points about what the EU regulation, especially from the clean energy package, has brought, some new requirements that we have to take into account when we are amending our system, and finally what kind of new legislation and new amendments are planned and under Parliament right now, and how we will plan. Next slide. Next slide. Yes, thanks. First, about why we have these strategic reserve systems. First, we have had this system since 2006, 10 years ago, and right now the latest amendments are in Parliament for their approval, and hopefully they will approve the changes in December. Aim for these strategic reserves, we have to ensure that we have balance between supply and demand in peak load situation, but also when there are some remarkable distortions in generation or import. So that is some kind of last resort. We have brownouts in our systems, so that we have to try to ensure that there's a balance between supply and demand. And originally, this idea to have these reserves came when there's a disclosure. Some power plants were closed, and it was risk that we don't have enough capacity. And in normal situation, Finland is importing country, so that in peak load situation we need import from our neighboring countries. In legislation, there are some requirements for the capacity could be accepted as this peak load reserve. First, the capacity should be available during winter period from start of December until end of February within 12 hours from request, so that they should be able to run at a maximum output within 12 hours when the Fingrid has sent a request. During other time of the year, the period is 1 month, so that they are not so rapid capacity. And the other requirement for this capacity is that they should be able to run at least 200 hours with full capacity during winter period, so that they should have enough fuel for running. And in our current setup, the reserves will be activated only if demand and supply are not met in day-ahead market, so that if otherwise, for example,
spot market, there won't be any price in Finland, so that in that situation it will be activated. And actual activation, which power plants from this capacity reserve and how much capacity will be activated will be decided by Finnish TSO Fingrid. And if the activation will be done, then it will be done at the technical maximum day-ahead price, so that it is at currently at price 3,000 euro per megawatt hour. That is the Finnish day-ahead price in that situation. But it has not been used very often. So the last time Pickle reserves were activated in February 2010, so that it is more than 10 years. We have had this capacity for sales reserves, but we haven't had to use it. Of course, just before winter period and sometimes in the winter period, there has been test start for that capacity for few hours, so that to check that it is able to start if it's really needed. Next slide. About this procurement of this capacity, this storage reserve. Energy Authority is in Finland responsible for assessing how much capacity is needed, and the legislation requires that this assessment should be done every 4 years at least. And in practice, we have done this assessment every 2 or 3 years. And we are also responsible in Finland to organizing this public tendering procedure for getting this capacity storage reserves, and we of this tendering procurement process, we select a candidate which will be awarded, and the Fingrid makes agreements with those resources. And in the current systems, power plants, but also demand response facilities could be accepted to the resources as a peak load reserve system. Today, there's only power plants, but it was a few years ago some demand response facilities, for example, heat pumps were also in this storage reserves. And the resource holders will get remuneration for being in this reserve, fixed annual payment based on what they have set in the tender, and during, if they will be activated, they will receive only its actual cost, so the starting cost and operating cost, not this 3,000 euro per megawatt hour, so that the for example, if the starting cost and operating costs are, for example, 500 euro per megawatt hour for that power plant, the power plant get 500 euro, and the rest 2,500 euro will go to the Fingrid to finance this whole system, to reduce fee payments what the energy consumers has to pay. And the system itself is financed so that fees that the Fingrid collects based on energy consumption in Finland. And it is also required that the resources who have been accepted to storage reserves are held outside the market for the contractual period, so that they don't receive any other remuneration from the market. Next slide. Here are some pictures. What are the how much capacity we have had and what have been the costs. We have had this procurement period for 2 or 3 years, and we have for 2003 to until 2070 we needed about 400 megawatt capacity, and since 2017 we have the need has been based on our estimation, it has been 600 megawatt. In this tendering procedure, there has been about tenders amount of 1,000 megawatt, but in 2017 we got almost 2,000 megawatt tenders to choose from, and we have had in our system capacity right now it is 611 megawatt. The previous period it was a bit more than 700 megawatt, and early
last decade, it was about 350 megawatt. And the right picture shows what has been the cost, even though that we have now more capacity than about 10 years ago. The cost of this capacity and the cost of this system has been reduced, so that the total cost is right now around 4 million euro per year for the energy consumers to have this reserve capacity reserve system. Next slide. As I mentioned in the beginning, the clean energy package includes some provisions concerning capacity mechanism, and they also affect on our strategic reserve systems. Here I mentioned some points regarding this issue. First, the main requirement is that European resource adequacy assessment, which is conducted by the ENTSO-E, or national resource adequacy assessment, either both or each or either or this should include some resource adequacy concerns in member state. If there are no adequacy concerns in both European or national, then there's no need for or capacity mechanism. And then the second point is that if there's a adequacy concerns, member state should establish a first implementation plan in which they should adopt measures to eliminate this if there are any regulatory distortions or market failures. For example, price regulation. And if all the measures has been done, then it is possible to introduce capacity mechanisms, so that it is the last resort to eliminate any residual adequacy concerns. There are some provisions also regarding strategic reserves. First, the EU regulation says that these strategic reserves should be established, dispatched only if the TSOs are like exhaust balancing resources, so that like today we have activation when the day ahead market there's no balance, but now it goes more closely to start of operating hour when the strategic reserves will be dispatched. And then it is the regulation sets also that when the strategic reserves will be dispatched, the imbalances in the market should be settled at least value of lost load or intraday technical price, whichever is higher. So that today the intraday technical price is 10,000 euro per megawatt hour. So that then if the strategic reserve will be activated, then the imbalance price in Finland will be this 10,000 euro per megawatt hour. And like we have today already, the resources selected to the strategic reserves may not receive any remuneration from the market or balancing market, and they should also kept out of the market during this contractual period, so that these two bullet points doesn't mean any changes our current system. The fourth point, what has introduced in this EU regulation, that there are a requirement for CO2 emission limits for resources. Also, this concerns also for strategic reserves that we have to take into account when we select candidates. And the EU regulation also requires that the system should be open to resources. All resources which could provide the technical performance. So not only power plants, but also demand side management, and energy storages. And this last point, which might be interesting for Estonia, that the cross-border participation should be possible where technically feasible. Next slide. Based on this EU regulation, we have to make some amendments to the Finnish legislation, and the government
published the proposal early autumn, and the proposal is still under Parliament's check, and hopefully they will able to adopt it during December, so that the amended legislation could come into force as planned 1st of January. Some proposed amendments to the existing system. First, we have to conduct this national resource adequacy assessment at least biannually, so that every second year we have to make this assessment. ENTSO-E makes this European assessment every year. The second point is that the EU regulation also requires so-called reliability standard, so as a target for security of supply, so that we have to provide to the ministry a proposal for that, and the Finnish government will adopt it. And actually, we proposed our proposal, sent our proposal as a reliability standard in June, and the government already adopted in July this year. And the amount of structural reserve capacity shall be decided by us at least biannually. In the current legislation, we have to assess this at least every 4 years, so that we have to make in the future every second year. And the procurement of resources, that should be done annually, so that all contracts will be made only for 1 year. Now the contracts has been made for 2 or 3 years period, so that it will be only 1 year contracts. And those short periods has come as this is a state falls in the scope of state aid rules, and the European Commission has been very keen to check our legislation and what kind of reasoning we have to have this system. Is the Finnish system, so that we actually need state reserves. And then in the legislation, there will be an amendment so that we have now these power plants and demand side management, but also energy storages are able to participate, and also all of them as aggregated. But there's a requirement coming from already from the EU regulation that there's for example, the CO2 limits that the facilities should fulfill. And the minimum resource size will be reduced from 10 to 1 megawatt. Today, the minimum size is 10 megawatt, also for demand response, but in the future it will be only 1 megawatt. And concerning this cross-border participation, resources from Poland, Sweden, Estonia, and Norway are able to participate, but it is subject to our assessment that the cross-border participation is technically possible. That means this technical possible actually when the peak load reserve should be activated in Finland, there should be available cross-border transmission capacity from those neighboring countries. That is what we will assess, how we estimate that, for example, if there's a peak load situation in Finland and we need additional capacity from the peak load stage reserve, is there available transmission capacity, for example, from Estonia to Finland, that this capacity in Estonia could help our situation? That is the question. But we will make this assessment before this tendering procedure. Next slide. Here are the steps we are going to do after this legislation has come into force in Finland. First, as I mentioned already, we have already submitted the proposal for this reliability standard to the ministry in June, and the government adopted in July. In this standard, we have said that loss of load estimation is 3 hours, and energy not supply, estimated energy not supplied 1800 megawatt hour per year. But we have to check if it is needed to update it and when. This national resource adequacy assessment, we have planned to
do it early next year, and the regulation means that we have to consult Acer on this topic as well. And when we have this reliability standard and adequacy assessment, we have to, after that, we are able to make this decision on how much capacity we need in the peak load reserve, perhaps in 2 years from winter 2022-23 and 23-24, for example. But we have not yet decided in which period we will make this decision right now on that. But we have to make these decisions biannually anyway. And then we have to approve these operating rules for the stage reserves, and the Fingrid will propose those rules for us for our approval. And as I mentioned, also that we will make these decisions if the cross-border participation is possible for Åland, Estonia, Sweden, or Norway. And when those decisions are made, we will launch a tendering process, perhaps late spring next year, and then Fingrid makes. We will select the awarded tenders, and Fingrid makes agreements with them. The current capacity agreements are until end of June next year, and it seems that this timetable that we are not able to have all these steps done before end of June next year, so that there will be a period without storage reserve in Finland late summer next year, early autumn, so that, but our aim is to have agreements done before the winter period, next winter period, starting in December next year. And we have not yet, as I mentioned, we will make this decision about capacity early next year, and we have not defined picture how much it will be. And for example, Olkiluoto 3 nuclear power plant, which will be commissioned next year, and an increase of wind power, for example, they have influence on how much capacity will be needed, and also, for example, interconnector. Later, when we look future, for example, 25 or after, for example, connection from northern Finland to Sweden, that have also influence. But of course, we have to consider how much, for example, electric consumption in Finland will develop, so that we will see how much and how long time we need in stage reserve in Finland. And the next slide. That's all I have our experience, and now I think that it is time for some questions if there are. Thank you for the interesting presentation. I'm sure that we have a lot to learn from you. We do have some questions for you, and I'll start by asking the contractual period during which the resources cannot participate in the energy market. Is it only the winter period for which peak reserve is provided, meaning that during the summer the power plant can still sell its energy in the energy market? Currently, the contracts are made for 1 or 2 years period, including also summer period. So that, for example, in current setup, the contracts are made for start of July 2020 and until end of June 22. So that also in summer period they are out of market. When we had this demand side response some years ago, those contracts were made only for winter period, not for summer period. So that, but of course, it is possible that we need peak load reserve also in summer period, even though that in winter period is more obvious that the situation that it should be activated. So the next question is, are there technical criteria already available for which DSM resources need to conform to? The legislation sets some criteria, but and they have no
remarkable changes will be changes compared to what is the existing, so that now it is this one. Now today it is this 10 megawatt possibility to change this. For example, if demand side response today, it have to have 10 megawatt load to reduce, and in the future it will only 1 megawatt requirement. And the next question, based on ENTSO-E latest adequacy analysis, Finnish adequacy is not in a good shape. Are you planning to extend the strategic reserve for the next period? We have not yet decided how much capacity we will need next period, because we will also make our national assessment as well, and compare for this ENTSO-E assessment and check how much capacity we will need actually. Thank you very much for your presentation and for answering the questions. We will now move on from Finland to Estonia. And thank you and all the best to you. Thank you. Ja meie liigume siis nüüd edasi Eesti strateegilise reservi juurde. Sellest teeb ülevaate Eleringi energiaturu osakonna juhataja Erki Sapp. Ka temale saab esitada küsimusi. See võimalus on olemas veebiseminari video akna all. Ja palun, kui võimalik, lisada sinna nii oma ees- kui perekonnanimi. Aga praegu siis Erki, palun. Aitäh, Elo. Tere pealelõunat ka minu poolt. Mina räägin siis Eleringi strateegilise reservi kontseptsioonist, dokumendist, mille me siis täna paneme avalikule konsultatsioonile. Aga enne veel, kui jõuame strateegilise reservi detailideni, siis ma räägiks veidi laiemalt, et mis on strateegiline reserv, milleks seda vaja on, ja alustades siis varustuskindlusest. Eleringi missiooniks on tagada Eesti pikaajaline varustuskindlus, ehk et Eesti kodudes tuled põleksid ja toad oleksid soojad. Selleks me varustuskindluse jagame 4 kategooriasse, mida me siis kõiki eraldi vaatleme. Esimene selline kategooria on süsteemi võimekus, mis sisuliselt tähendab siis seda, et tarbimine oleks kaetav tootmisvõimsusega nii täna kui ka 10 aastat ette. Teine varustuskindluse alussammas on juhtimise võimekus, mis sisuliselt tähendab seda, et operatiivjuhtimine toimub töökindlalt ja olemas on ka piisavad reservid ja muud meetmed, et igal ajahetkel valmis olla ka raskemateks avariiolukordadeks või muudeks häiringuteks. Võrguvõimekus on 3. alussammas. See sisuliselt tähendab seda, või vaatleb seda, kas elektrivõrk on piisavalt tugev selleks, et tagada elektri jõudmine tarbijateni ja kas see elektrivõrk on ka võimeline vastu panema erinevatele avariidele või ka näiteks tormituultele. Ja 4. siis digitaalne võimekus, mis tähendab või mis vaatleb seda, kas elektrisüsteemi juhtimiseks vajalikud digitaalsed süsteemid ja automaatsed süsteemid on töökorras ja kas need süsteemid on ka võimelised vastu panema erinevatele küberohtudele, mis on aina kasvavad. Aga kuna me täna räägime strateegilisest reservist, siis see on meede, kuidas tagada süsteemi võimekust. Ja seega liigume edasi süsteemi võimekuse teemaga lähemalt. Süsteemi võimekuse tagamiseks vaatleme seda tagamise protsessi 3-sammuliselt. Kõigepealt on elektrisüsteemi varustuskindluse norm. See on sisuliselt tase, millele elektrisüsteemi varustuskindlus või süsteemi võimekus peab vastama. See on majanduslikult optimaalne süsteemi võimekuse tase
mille vastu me võrdleme siis pikaajalise süsteemivõimekuse hinnangu tulemusi. Eestis on see värskelt kehtestatud käesoleva aasta mais ja selleks varustuskindluse normiks on piirangutundide arv 9 tundi aastas ja andmata energia 4,5 gigavatt-tundi aastas. Teine samm on siis süsteemivõimekuse hinnang. Seda koostatakse üle-euroopaliselt kõigi Euroopa süsteemihaldurite poolt üheskoos ja seda veab eest süsteemihaldurite ühendus ENTSO-E. Ja lisaks sellele teeb Elering vaatleb Elering eristsenaariume, mis on täpsemad Baltimaade ja Eesti kohta. Vaatleme täpsemaid ja detailsemalt võimalikke probleeme, mis võivad tabada Eestit või Balti riike. Ja nüüd, kui süsteemivõimekuse hinnang näitab paremat tulemust kui varustuskindluse norm, siis on varustuskindlusega kõik korras. Kuid kui süsteemivõimekuse hinnang näitab, et varustuskindluse norm ei ole täidetud, sellisel juhul näeb Euroopa õigus ette, et on võimalik rakendada võimsusmehhanism. Enne võimsusmehhanismi rakendamist tuleb likvideerida kõik võimalikud turubarjäärid, kuid kui turubarjäärid on likvideeritud, siis on võimalik rakendada võimsusmehhanism. Nüüd üle-euroopalise süsteemivõimekuse analüüsi tulemused näitavad, et Eestis ja ka meie regioonis järgneval kümnendil süsteemi piisavusega probleeme ei ole. See analüüs valmis just või käesoleva aasta analüüs valmis just värskelt ja on saadaval ENTSO-E kodulehel. Ning liikudes edasi, siis täpsustada ka seda, mis on võimsusmehhanism. Võimsusmehhanism on ajutine meede elektrisüsteemi võimekuse vajaliku taseme tagamiseks. Ehk siis selle raames antakse tootjatele või ka tarbimise juhtimisele makseid, mis tagaksid nende kättesaadavuse, kuid on täiendavad maksed siis tavalisele elektrituru toimimisele. Võimsusmehhanismi näol on tegemist riigi abiga, millele kehtivad Euroopa Liidu ühisturul kehtestatud reeglid. Need Euroopa Liidu ühisreeglid on kehtestatud eelkõige selle jaoks, et kõikides riikides asuvad tootjad ja tarbijad oleksid võrdsetel konkurentsisituatsioonidel ja mitte moonutada siis üle-euroopalist ühist elektriturgu liigselt. Võimsusmehhanism on ka täiendav kulu elektritarbijatele, kelle elektriarvel see võimsusmehhanismi kulu siis kajastub, kuna võimsusmehhanism on täiendavate maksete tegemine tootjatele siis olemasoleva võimsuse eest. Kuna elektri hind on Eesti majanduse konkurentsivõime üks aluseid, siis tuleb tõsiselt kaaluda enne, kui võimsusmehhanism rakendada, kas see võimsusmehhanism on tegelikult vajalik ja kas see täiendav kulu on põhjendatud. Kuid kui me näeme, et pikaajaliselt varustuskindlus on tagatud ja süsteemi võimekusega probleeme ei ole, siis miks üldse tegeleda täna võimsusmehhanismi ettevalmistamisega? Peamine põhjus on see, et energiasüsteem täna on suures muutuses ja muutused on kiirenevad. Seega me ei tea alati ette, mis järgneval kümnendil juhtuda võib ja seetõttu on kasulik olla valmis. Elering vastutab varustuskindluse eest ja me peame olema kindlad, et ka ootamatute olukordade korral on meil võimalik siis elektrisüsteemi võimekuse tagamiseks vajalikud meetmed kasutusele võtta. Lisaks võtavad uued investeeringud tootmisvõimsustesse aega ja seetõttu tuleb teha vajalikud otsused aegsasti.
Ehk siis kui elektrisüsteemi võimekus peaks järgnevatel aastatel, elektrisüsteemi võimekuse hinnang peaks järgnevatel aastatel näitama siis probleemi, siis me oleme juba valmis ja meil on meetmed olemas, kuidas, millega reageerida. Jõudes nüüd strateegilise reservi juurde, strateegiline reserv on üks võimsusmehhanismi liike. Strateegilise reservi eripära on see, et võimsus ei osale elektriturul aktiivselt, vaid seisab, nagu nimi ütleb, reservis. Vastavalt siis 2020 aastal teostatud uuringule on strateegiline reserv Eesti jaoks kõige sobivam võimsusmehhanismi liik. Vaadeldi ka teisi alternatiive nagu võimsusturg või detsentraliseeritud kohustused, kuid strateegiline reserv osutus nendest kõige sobivamaks just Eesti jaoks. Strateegilise reservi eelis on see, et selle puhul on minimeeritud mõju elektriturule, kuna strateegilise reservi hulka kuuluvad võimsused ei või samal ajal osaleda elektriturul. Seega on sellega välistatud mõjud või moonutused elektrituru hinnatekkele. Lisaks Euroopa siseturu määrus soovitab kasutada strateegilist reservi, ehk siis kui strateegiline reserv vähegi lahendab riigi süsteemi võimekuse probleemi, siis tuleks rakendada just strateegiline reserv võimsusmehhanismina. Lisaks strateegiline reserv sobitub hästi Eesti olukorras, kus meie peamine süsteemi võimekuse väljakutse on mitme välisühenduse üheaegne avarii. Ja meil on ka võtta naabrite kogemus, kuna strateegiline reserv on rakendatud nii Soomes kui ka Rootsis. Nüüd jõudes siis strateegilise reservi kontseptsioonini, Elering on kokku pannud siis sellise dokumendi, mida me kutsume strateegilise reservi kontseptsiooniks. Selle dokumendi mõte on kirjeldada võimaliku strateegilise reservi ülesehitust ja reegleid ning võimaldada siis nende reeglite üle arutelu ja täna me seda arutelu siis ka alustame. Eleringi nägemuses siis selle dokumendi pärast avalikku konsultatsiooni saab sellest dokumendist siis alus edasisteks sammudeks strateegilise reservi rakendamisel, kui seda vaja peaks minema. Ja sellised edasised sammud võivad siis olla vajadusel seadusemuudatused, strateegilise reservi reeglite koostamine ning ka riigiabi taotlus, siis kui selleks on õige aeg. Ja kontseptsioonis pakume ka välja võimaliku rakendamise ajakava. Nüüd mõne sõnaga ka strateegilise reservi peamistest reeglitest, mis me kontseptsioonidokumendis välja pakume. Mehhanismi kestuseks on 3 aastat. See on piisav aeg, et see mehhanism oleks paindlik, aga säilitaks ka või tekitaks ka teatava stabiilsuse süsteemi võimekuse osas. Võimsusi hangitakse vähempakkumistega. Võitvad pakkumised valitakse välja kogukulude põhiselt, soodsamad pakkumised, mis tagavad piisava võimsuse. Hangitava võimsuse kogus sõltub puudujäägi suurusest. Eesmärk on saavutada varustuskindluse normile vastav olukord. Kuna meil täna seda puudujääki ei ole, siis me täna ka ei tea, kui suur oleks võimalik strateegilise reserviga hangitav kogus. Kuna meie süsteemi võimekuse probleemid on eelkõige seotud ülekandevõimsuste avariidega, siis me ei näe täna kontseptsioonis ette strateegilises reservis ülepiirilist osalemist. Mehhanismi finantseerimine toimuks läbi täiendava elemendi elektritarbijate elektriarvetel, sarnaselt nagu see täna on taastuvenergia toetuse puhul. Ja siis ka mõned veidi tehnilisemad reeglid. Näeme ette võimsuse käivitamise kiirust.
tootjatel 15 tundi ja tarbimise juhtimisel 1 tund. Näeme ette aktiveerimise kestust tootmisvõimsuste puhul 200 tundi ja tarbimise juhtimisel kuni 2 tundi. Täna oleme eristanud tootmisvõimsusi ja tarbimise juhtimist, kuna neil on väga iseloomulikult erinevad parameetrid ja need on, ütleme, tugevad erinevates elementides. Seega me oleme täna näinud ette, et me eristame need kaks võimalikku strateegilise reservi pakkumise liiki. Lisaks näeme ette emissioonipiirangud vastavalt elektri siseturu määrusele, vastavalt siis CO2 emissioonidele 550 kilogrammi elektrienergia megavatt-tunni kohta või aasta keskmisena 350 tonni CO2 installeeritud võimsuse megavati kohta. Ja lisaks siis näeme, et kindlustamaks seda, et strateegiline reserv on alati saadaval, plaanime teha ka pidevalt teste kuni 3 korda aastas, mille edukal läbimisel on kõik korras, kuid ebaeduka läbimise korral siis näeme ette maksete peatamist ja trahvi kuni eduka testi läbimiseni. Aga see on siis põhilised reeglid strateegilise reservi osas. Meie kontseptsioonidokumendis on pikemalt kirjutatud detailsematest reeglitest ja ka nende põhjendused välja toodud. Ja siis kokkuvõtteks kõigepealt, et varustuskindluse tase Eestis täna ja analüüside põhiselt ka 10 aastat ette on hea ja strateegilise reservi rakendamist täna kohe vaja ei ole. Kuid siiski varustuskindluse tagamiseks on kasulik omada valmisolekut erinevateks olukordadeks ja selleks me olemegi välja töötanud strateegilise reservi kontseptsiooni. Täna siis alustame strateegilise reservi kontseptsiooni avaliku konsultatsiooniga. Turuosaliste kommentaare ootame kontseptsioonile kuni 15. jaanuarini. Dokument on leitav meie veebilehelt ja palume siis kommentaarid saata kas Siim Iimrele või minule. Ja juhul, kui teil on ka küsimusi selle kontseptsiooni kohta vahepealsel ajal, siis kindlasti andke teada. Ja juhul, kui küsimusi on hulgaliselt, siis me kaalume ka kokku kutsuda eraldi arutelu, et küsimused läbi käia, et turuosalised saaksid anda võimalikult sisuka tagasiside avatud konsultatsioonile. Ja minu poolt siis jääme ootama aktiivset osavõttu avalikul konsultatsioonil ja loodame saada palju ja sisukaid kommentaare. Aitäh! Aitäh! Ja meile on tulnud ka mõned küsimused. Esimesena küsib siis Andres, kui strateegilise reservi kontseptsioon saab seaduseks või määruseks, kas siis Eesti Energia üldkoosolek tühistab Eesti Energiale antud suunise hoida üleval vähemalt 1000 megavati ulatuses juhitavat elektritootmisvõimsust ja millal võiks see kontseptsioon seaduseks saada? Aitäh! Kõigepealt ma täpsustan, et strateegilise reservi kontseptsioon kindlasti ei saa seaduseks. See on eelkõige kirjeldav dokument, mis on mõeldud, et alustada arutelu ühiskonnas strateegilise reservi reeglite kohta. Aga kui strateegiline reserv peaks rakenduma, siis Eleringi poole pealt meil kahjuks puudub vastav kompetents või teadmine, et mida sellises olukorras Eesti Energia omaniku ootustega ette võetakse. Kuid mida ma saan öelda on see, et oma siis üle-euroopalistes analüüsides me arvestame või üle-euroopaliste analüüside tulemusena me näeme, et Eestis peaks olema circa 1000 megavatti kindlat võimsust ka 2030 aastal. Me näeme tänaste arvutuste põhiselt, et see 1000 megavatti on olemas, kui
on olemas põlevkivijaamadest 3 kõige uuemat, ehk siis plokid 8, 11 ja Auvere. Ja selle põhiselt oleks siis Eestis olemas 1000 megavatti kindlat võimsust. Ja Andreselt on laekunud veel paar küsimust. Nimelt, milliseid olemasolevaid võimsuseid saaks Eestis teoreetiliselt strateegilisse reservi kaasata? Ja kui reaalne on see, et keegi ehitab strateegilise reservi jaoks uue võimsuse? Olemasolevate võimsuste osas meie näeme, et põhimõtteliselt kõik soojuselektrijaamad ja koostootmisjaamad saaksid selles soovi korral osaleda. Lisaks ka siis tarbimise juhtimine selles ulatuses, millest ta suudab strateegilise reservi reeglitele vastata. Ja küsimuse teine pool oli... Kui reaalne see on, et keegi ehitab uue võimsuse strateegilise reservi jaoks? Et see sõltub, kui kiire meil on strateegilise reservi rakendamisega, kui meil rakendamisega on aega, ehk siis meie analüüsid näitavad, et meil on piisav aeg strateegilise reservi rakendamiseks, et oleks võimalik ka ehitada uusi võimsusi, siis me peame väga reaalseks, et selle mehhanismi vastu on võimalik teha ka uusi võimsusi. Kuid see sõltub kõik nii sellest, kui kiire on mehhanismiga, kui ka sellest, milline on parasjagu investeerimiskeskkond ja kas võimalikul uuel võimsusel on ka mingeid muid tulevikuperspektiive siis. Ain küsib, kas antud kontseptsiooni mahub ka planeeritav pumphüdroelektrijaam maksimaalse tööajaga 12 tundi? Selle peale me konkreetselt mõelnud ei ole, kui ta vastab vajalikele tingimustele. Tõenäoliselt ta siis kvalifitseeruks pigem tarbimise juhtimisena kui tavalise soojuse või tootmisvõimsusena. Kuid kindlasti palume turuosaliselt siis sellekohane informatsioon meile anda, et mis on need tingimused, millele üks salvestus suudab vastata ja siis me omalt poolt saame vaadata, millist varustuskindluse või süsteemi piisavuse tagamise kasu antud võimsus suudab pakkuda, kuna me peame omavahel siis võrdlema seda vajadust, mis meil süsteemi võimekuse tagamiseks on ja samas siis ka neid võimekusi, mida turult on pakkuda. Järgmist küsimust sa veidi ka puudutasid oma presentatsioonis, aga mis võiks olla strateegilise reservi rakendamise kulu elektritarbijale? Ja lõpptarbija kulu sõltub väga palju sellest, milline see probleem saab tulevikus olema, kui selline probleem tekib. Et juhul, kui on vaja palju võimsust, siis on kulu lõpptarbijale suurem, kui on vaja vähe võimsust, siis väiksem. Afri oma võimsusmehhanismi uuringus tegi arvutuse selle kohta, et kui Eestis oleks vaja näiteks 280 megavatti uut võimsust, selle aastaseks kuluks tuli circa 18 miljonit eurot, mis teisenduks umbes 2,3 eurole megavatt-tunni kohta strateegilise reservi tasule. Aga jällegi see on üks näidisarvutus ühes näidisolukorras. Tegelik olukord sõltub siis või tegelik kulu strateegilisele reservile sõltub siis tegelikust olukorrast ja tegelikust vajadusest. Aitäh ja aitäh küsimustele vastamise eest, aitäh presentatsiooni eest. Sellega hakkab meie aeg täna läbi saama. Loodetavasti oli informatiivne ja ka huvitav. Tänan kõiki esinejaid ja tänan ka kuulajaid ja vaatajaid ja loomulikult ka küsimuste esitajaid. Ja tuletan siis veel kord meelde, et 14. detsembril toimub siis Eleringi varustuskindluse konverents, kus siis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi tutvustab pikemalt ka selle aasta varustuskindluse aruande tulemusi. Ja täpsem info selle konverentsi kellaaegade ja esinejate kohta loodame avaldada juba õige pea. Tänaseks aga kõik ja kena päeva jätku!